27. juulil toimus Soomes Alastaru ringrajal Eesti ja Soome motoringraja meistrivõistluste etapp, kus eestlased näitasid tugevat taset mitmes klassis. Külgvankrite klassis esindasid Eestit valitsevad meistrid Jaanus Saarma ja Sander Telve, kes võtsid muljetavaldava võidu. Võit oli seda magusam, et tegu oli nende hooaja esimese stardiga ja Telve pidi võitlema hiljutise õlavigastusega. Nagu sellest veel vähe poleks, siis Saarma, kes osales vahetult enne ka Superstock 600 klassis, pidi 2 stardi vahel loetud minutitega varustust vahetama. Seetõttu ei jõudnud Eesti ekipaaž õigeks ajaks pealeminekuringile ja pidi startima viimased positsioonid. Siiski võtsid Saarma ja Telve juba enne esimest kurvi liidrikoha ning ei andnud seda enam käest. Finišis edestasid nad lähimaid konkurente 15 sekundiga. Lisaks poodiumi kohale külgvankrites tõusis Saarma 3. kohale ka Superstock 600 klassi Eesti meistrivõistluste arvestuses, lõpetades nädalavahetuse 2 pjedestaali kohaga. Alastaros tegi debüüdi ka Eesti uusim motoringraja klass Twin Sportbike, kus starti asusid 5 võistlejat, kõik Suzuki SV650 masinatel. Uue klassi eesmärk on pakkuda taskukohast ja võrdset konkurentsist põnevat võidusõitu. Esimese võidu noppis 6-kordne Eesti meister Joel Viidas, kes on pärast 12 aastast pausi taas rajal just nimelt selle klassi tutvustamiseks. Viides läks juhtima kohe stardist ja hoidis oma tempot kuni lõpuni, edestades Karol Kadarikut ja Enn Lähkerit. Kvalifikatsioonis 3. aja saanud Joosep Niitvägi pidi katkestama kukkumise tõttu. 4. lõpetas wildcard sõitja Marko Mürk. Järgmine motoringraja võidusõit ootab ees juba 9.–10. augustil, kui Estonian GP raames lähevad rajale ka ringraja motorratturid.